Eesti Vabaõhumuuseum on kui omamoodi küla, kuhu on taluhooneid kokku toodud nii Setust kui Saarest. Enamasti meid teataksegi maa-arhitektuuri ja rahvakalendri tähtpäevi tutvustava kohana. Vanade majade kõrval on aga aina enam põhjust tulla siia ka aedu ja aiataimi vaatama. Muuseumi talude juures rõõmustavad külastajad üha lopsakamaks kasvavad lillepeenrad, kapsaaiad, viljapuud ja marjapõõsad. Aiandusele hakkasime Eesti Vabaõhumuuseumis suuremat tähelepanu pöörama 1990. aastate lõpul. Ühe esimese asjana rajasime siis Sassi-Jaani talu juurde näidisaia, kus tutvustame meie koduaedades ja põldudel läbi aegade kasvatatud olulisemaid toidu- ja tarbetaimi. Riburada pidi oleme uusi aedu rajanud ja vanu täiendanud ka kõikide teiste muuseumihoonete juures. Iga aia rajamisele eelneb uurimistöö, et selgitada välja, kuidas ja mida teatud ajal kasvatati. Aastate jooksul on välja kujunenud kindlad põhimõtted, mida muuseumiaedu rajades ja siia taimi valides arvestame. Kõigepealt toome muuseumiaedadesse kasvama eelkõige meie ekspositsiooniga seotud piirkondadest pärinevaid vanu aiataimi. Nii kasvavad näiteks muuseumi Setutalu lillepeenras Setumaalt toodud jorjenid, põjengid ja liiljad, Muhu saarelt pärit Jüri-Jaagu taluõuel aga hoopis Muhust toodud leeskputk ja koeranaeris, mida Muhus kutsutakse ka ronijaks. Väga oluline on jälgida taime vanust. Ei ole ju õige 19. sajandi lõppu eluolu tutvustava rehemaja juurde istutada selliseid taimeliike ja sorte, mida sel ajal veel olemaski ei olnud. Vanade taimede seemneid ja istikuid ei ole tihtipeale võimalik poest osta. Neid võib leida pigem vanadest aedadest. Seetõttu käimegi välitöödel, külastame koduaedu, vestleme aiapidajatega ja vahetame nendega taimi ja seemneid. Tänu lahketele aiapidajatele oleme leidnud mitmeid põnevaid taimi. Üheks selliseks on näiteks üle 100 aasta vanune kaalikas, mis meil nüüd muuseumiski peenramaal kasvab. Iga taime muuseumisse toomisel on tähtis koguda ka võimalikult palju tema kohta käivat teavet. Paneme kirja kuna, kust, kelle käest taim on saadud, samuti kogu tema senise kasvatamise ajaloo. Sellised looga taimed ei ole muuseumis pelgalt dekoratsiooniks. Neil on oma ajalugu ja nad saavad sedasi muuseumi kogu oluliseks ja täieõiguslikuks osaks. Vanad aiataimed täiendavad suurepäraselt Vabaõhumuuseumi püsinäituse hooneid. Nad loovad siin ehedama ja elusama õhustiku. Samas aitab vanade taimede muuseumis kasvatamine ja tutvustamine kaasa nende säilimisele ja levimisele. Muuseumi aiad jutustavad Eesti aianduse ajalugu, aga aiataimede toel saab ajaloos toimunut avada hoopis uue nurga alt. Aiandusteemad toovad muuseumiga uusi külastajaid. Oleme neile korraldanud ekskursioone, koolitusi, seminare, eriprogramme. Populaarne on meie kevadine lastele mõeldud aiatund. Vabaõhumuuseum on saanud ka heaks praktikakohaks ajaloolisest aiandusest ja vanadest aiataimedest huvitatud aianduskoolide õpilastele. Seega,
Sisukas aiandus ei ole muuseumis vaid täiendavat aja ja energiakulu nõudev kohustus, vaid see loob häid võimalusi mitmesugusteks uuteks muuseumitegevusteks.